Ma veel kiirustades jõuan paari sõnaga näidata Sixtus V, siis paavsti, kellele me peame au andma, et tema ehitas või planeeris uue Rooma. Ta ei jõudnud palju ära teha, aga Edmund Baconi käsitluses tegi ta mõned olulised, taaskord kasutame sõna, akupunktuuri trikid. Ta seadis olulistesse kohtadesse Rooma väljakutel üles obeliski, mis on Egiptuses toodud. Tom Hanksi filmides igal pool on see väga tähtis, et kuidas püramiid on üles tõstetud, teate küll. Dan Brown ja teised tegelased populaarses kultuuris on seda kasutanud, aga tõepoolest Sixtus V nagu nõeltena paigutas Rooma linnas õigetesse kohtadesse need obeliskid. See on siis keskseid, eks ju, Roomas Peetri väljakul. Ja nende obeliskide ümber hakkab tekkima uut tüüpi linnaruum, mis eelkõige põhineb vaatepunktidel ja avatud alleedel ja läbipääsudel. Ja siin me võiksime nagu vaadata, neid punkte on siia peale mõned pandud ja vasakpoolsel joonisel näeme siis, need punktid olid omavahel üles seatud, siis nende vahele hakkas tekkima uute suurte tänavaruumide teistmoodi ehitatud arhitektuuriga maailm ja Rooma omandab taaskord sellise imperiaalse võimu sümboli nüüd läbi ülemaailmse paavsti võimu. Üleval me näeme Vatikani täiesti eraldiseisva maailmana ja siis antiikse Rooma all, eks ju, meile tuttavad Caracalla termid, Diocletianuse termid, Colosseum ja Forum Romanum. Ja selle peale pikkamööda hakkab siis tekkima uus Rooma. Ja siin on ka mul mõned pildid Piazza del Popolo näiteks. See on see ülemine kolmeteljeline fokaalpunkt, sinna on paigutatud obelisk. Ja algupärane joonis, mille ma leidsin hoopis ühest teisest kohast, näitab meile, milline see linnaruum seal tegelikult sel hetkel valitses. Porta del Popolo, rahvaväljak, sealt sai välja ja selle väljaku teljele paigutati obelisk. Ja esimene asi, mis sinna ehitati, on siis need kaks sellist kirikut, mis moodustavad justkui sissepääsu kolmele alleele, mis sellest väljakust ka avanevad. Ja natukese aja pärast me juba näeme, kuidas väljak on muutunud sümmeetriliseks. Ta on ühele, eks ju, keskteele üles ehitatud, sümmeetriliselt ehitatud kaarjad, absiidiad, vormid ja siis pikkamööda olemasolevasse linnasüsteemi ehitatakse siis kavandatud kunstliku ruumiga maailm. Seda Piazza del Popolot me võiksime veel nimetada täiesti keskaegseks ruumiks. Ja sellisena orgaaniliselt ilmselt sinna ongi tekkinud. Ja nüüd siis imperiaalne, renessanslik ja ka hiljem siis barokne ruum pikkamööda võtab selle üle. Me näeme siin ikka veel külgruumid on alles, aga nurgakirikud, mille nime ma olen unustanud, on seal juba täiesti olemas ja nüüd ehitatakse sinna uus avalik ruum ja tekib tõepoolest kõigile avatud ruum. Kui me räägime näiteks Prantsuse parkidest, siis need ei ole avatud ruum. Need on õhtul suletakse, need on kuninga aiad, mida ta heast tahtest avab rahvale päeva ajal ja siiamaani pannakse nad kinni. Või Inglismaal näiteks Londonis need väikesed pargikesed, mis on väljakute keskel, need on kõik private property. Ainult kui sul on majavaldus seal piisavalt suur, siis antakse sulle ka võti. Teed ukse lahti, lähed aia sisse ja oled seal luksuslikus loodusolekus. Miniatuurses, aga ikkagi luksuslikus. Ja teised sinna ei pääse. Selles mõttes ei ole tegemist avaliku ruumiga. Aga siin paavsti jaoks on see täiesti avalik ruum. Mõnes mõttes me saamegi siin rääkida suuremast avalikust ansamblilisest ruumist,
mis siis tekib. Hispaania trepid, nii ka keskel me näeme, obeliski, mis on andnud selle telje ja siis siit risti läbiminev tee paavsti Vatikani suunas. Näete, siit on Google'i pildi pealt väga hästi see asi meil näha. Ja siis mõned pinpointid veel seal allpool, mille juurde me ka kohe jõuame. Siis Piazza Vittoria ja Emanuel 2 ja siis Santa Croce, mitte segi ajada Santa Crocega Firenzes basiilika. Seal läheduses kuskil minu mäletamist mööda ongi olnud paavsti residents, kus ta siis läbi Kapitooliumi väljaku ka sinna marssis. Ja nii nimetatud Inglite sild, mis on paljudele eeskujuks saanud siis otse Inglite linna vastas, kulturaalne sild, mis ehitati pärast seda, kui suur hulk inimesi protsessiooni ajal hukka sai. Lihtsalt trampiti ära, kuna see sildade ülepääs oli nii väike, siis paavst laskis ehitada uue silla. Otse mausoleumi vastas, mis omaette moodustab ühe suure kindluse või tervikliku linna, kust avanevad hingematvad vaated Vatikanile ja igale poole mujale. Nii et siis paavst Sixtus V jätame meelde, eks ju, linnaline akupunktuur, midagi uut selles ei ole. Ja 5 minutit veel. Ma lõpetan selle ära, siis me saame järgmine kord edasi minna. Piazza Navona. Näete, siin kõrval, Pantheoni kõrval kohe vanast kergejõustiku staadionist tehtud väljak. Ja ka siia keskele, eks ju, on obelisk püsti pandud, 2 poole on tehtud purskkaevud, mis on väga kuulsad Dolce Vitast ja igalt poolt mujalt. Ja tänase päevani seisab selline. Seal ka ruumides sees on vanad jäänused, nii nagu me siit läbi vaatame sellest veel olemas, mis rekonstruktsioonide puhul annab siis üleval on Pantheon, all on kergejõustiku staadion, mis ei ole siis nagu hipodroomi staadion, kus hobustega sõideti. Teater siin samas kõrval, Rooma rekonstruktsioonid. Ja selline võista siis 1700 umbes keskpaik välja näha. Me näeme, et siin on sellised katusealused, kust ilmselt müüakse turg, töötab nii nagu ikka putkad sinna turule tekivad, purskkaevud ja siin on üks omapärane pilt. Ja seda ma ikka olen kasutanud selleks, et üliõpilasi üles äratada ja küsime, mis on pildil. Ka selle kohta, kui te Spiro Kostovi raamatut ei loe, siis ei saagi te teada, mis siin toimub. Ja seda ei mõtle nagu välja. Ja kes mõtleb, see saab kohe arvestatud. Mis siin toimub? Küsimus on, mis siin toimub? Mingi üritus. Ja toimub üks üritus. Mis üritus? Kuidas? Ei saa see skeem, põhimõte, tööpõhimõte. Ruumistruktuur tuleb ära seletada. Miks? Siin on vesi. Me kõik näeme, et siin on vesi. Ei olnud. Siin on niimoodi, et need kanalisatsioon oli suletav. Nii et purskkaevud voolasid üle ja õhtuks ujutasid selle väljaku täis. Mingi show sõita. Jah, aga miks? Pulmad. See toimus tihti, ütleb Spiro Kostov. Pulmad toimuvad ka tihti. Ei ole pulmad. See on mingi kaasaegselt moe või trendi mingi näide. Väga kaasaegne on see, jah. Sustainable development on selle nimi tänasel päeval. Ajame väljakud veega üle. Ja, ega seda ei mõtle välja nii sama. Õhtu poole, turg on läbi, ujutatakse väljak üle ja vesi aurab ja temperatuur langeb. Ja tõldadega sõidetakse, sest seal on jahedam ja kõik teised tulevad vaatama, kuidas rikkad ja ilusad tõldadega sõidavad ja jahutavad ennast selle vee sees. Seda vett ei ole seal palju. Aga see sama põhimõte, mida paljud idamaised hooned kasutavad, eks ju, et on veebassein, ta on tihtipeale väga madal. Ja selle kohal on kohe niinimetatud tuuletõmbetorn, mille peal on tihtipeale selline diagonaalne rist, et ükskõik kust suunast tuul ei puhu, teisel pool tekib alarõhk ja tõmbab selle õhu üles, mis tähendab seda, et
jahedam õhk jääb sinna alla, kuum õhk läheb üles ja kui ta läheb, siis see alumine õhuosa basseini kohal jahtub. Paljalt sellepärast, et vesi aurub, jahtub ta seal. Temperatuur ju iseenesest ei muutu, nii et sustainable development on siin piatsana voonal. Kui te teinekord satute Rooma, täna näeb ta välja selline, et siis teate, mis seal on toimunud. Ja siin ma tulen veel kord raamatute juurde tagasi, on väga tähtis raamatut lugeda. Me saame sealt teada igasuguseid asju, mida me ei suuda ise välja mõelda. Millega on meie viimane loeng lõppenud ja modernismist räägime me järgmine kord